Tere tulemast podcasti Ilu ei anna häbeneda. Mina olen Agve Kask ja minuga on täna stuudios doktor Aive Kalinina. Tere tulemast! Tere, armas Agve! Väga tore on jälle taas kohtuda ja rääkida väga olulisel teemal, nimelt tupekuivusest. Tean, et tänase podcasti raames on hulga huvilisi meil tekkinud. Tänan ka siinkohal kõiki kuulajaid, kes meie eelmist teemat on usinalt kuulanud, kindlasti saanud häid soovitusi ja ootavad ka tänaselt podcastilt uusi ja väga praktilisi teadmisi. Agvel on hulgaliselt küsimusi saabunud ja ootan huviga ja vastan meeleldi. Palun. Väga tore, Aive, et sa jällegi olid nõus siia tulema ja meil on tõesti väga palju küsimusi jälle laekunud ning mulle tundub, et naised, te olete väga avatuks muutunud, mis on super tore ja selle võrra ka meie podcast saabki olema ka huvitav. Nii et räägimegi teemal tupekuivus ja tupekuivus siis on, ütleks, enda praktilisest kogemusest nii palju, et kui ma töös seda olen kohanud, siis iga kolmandal naisel, võiks julgelt nii öelda, kes on elus sellega kokku puutunud, aga justkui me ei räägi sellest. Aive, ole hea, räägi, mis on tupekuivus ja miks see tekib? Tupekuivus on tõesti üsna sage probleem ka minu enda töökeskkonnas ja see teema ja see mure puudutab naisi tõesti erinevas vanusegrupis. Tegemist on siis olukorraga, kus tegelikult organism ise ei suuda piisaval määral limaskestadele toota niiskust, mis annaks siis mugavustunde, tagaks normaalse mikrofloora ja turvalise ja nauditava suguelu. Statistilised andmed tupekuivuse esinemissageduse kohta on erinevatel allikatel erinevad, aga tõesti, nii nagu sa siin alguses viitasid juba, on see üsna suur probleem ja erinevas vanusegrupis. Mida vanemaks naine saab, seda suuremaks see mure tegelikult muutub, sest kõik me teame, et naise unikaalsuse loob tema hormoon, naissuguhormoon, östrogeen, mis tagab siis kõik meie eluks vajalikud funktsionaalsused, mitte ainult reproduktsiooni, vaid ka vaagna funktsionaalsuse ja ka tuppe niiskuse ja väga vajaliku tupekeskkonna. Kirjandus pakub siis välja, et sünnitusjärgselt on kuskil 30% naistest selle probleemiga seotud. Mida rohkem naine liigub perimenopausi ja menopausi, seda suuremaks probleem osutub. Menopausis võib see kaebus esineda praktiliselt 80–90% naistest. Enamasti, kui naine tajub ebamugavust, tajub mõnikord sellist sügelust, kipitust, lihtsalt tunneb seda kohta. Mõnikord saabudes vastuvõtule, patsient ütlebki, et ma olen lihtsalt seda kohta hakanud tundma rohkem. Millega on tegemist, kas mul on mingi haigus või on mul muud probleemid. Eks me siis hakkamegi koos patsiendiga arutama, et mis siis võiks olla antud kaebuse mure. Tõesti, sageli ongi põhjus östrogeenide languses. Siis me saame kindlasti koos naisega ka arutada, et missugused kaebused veel või perimenopausis naisel esineb, kasutada siis tõesti kas lokaalseid vahendeid või on arsti niisuguses tööriistakohvris ka retseptuurseid ravimeid. Sünnitusjärgne periood, väga stressirohke, väga suuri väljakutseid nõudev kogu perele, noorele emale. Imetamisperiood on üsna olulise hormooniga seotud prolaktiiniga. Prolaktiin on siis selline hormoon, mis on oluline just nimelt rinnapiima tekkeks. Ja selle hormooni hästi oluline roll on ka see, et ta ei lase ka östrogeenil ehk naissuguhormoonil hästi kõrgeks tõusta või siis tõusta, mis annaks siis limaskestadele elastsuse, tupelimaskestale eelkõige ja selle tõttu ka tekib naisel kaebus tupekuivusele, ebamugavusele. Mõnikord juhtub ka olukordi, kus tegelikult naised ka selle tõttu sünnitusjärgses perioodis ei ole väga aktiivsed ka suguelu elama.
mõnikord leiavad nad teadmisi ja niisugusi hooldusvahendeid apteegist, aga mõnikord on ka vaja siis naistearsti külastus, et saaksime siis täpsemalt hinnata ka anatoomiat, võib-olla ka vaadata üle sünnitusjärgsed armid ja muud probleemid, mis on sünnitusjärgselt tekkinud. Kahtlemata, kui puudub aktiivne suguelu sünnitusjärgsel perioodil, tekitab see stresshormooni tõusu ja stresshormoon on samuti limaskestade kuivuse üks olulisi hormonaalseid faktoreid ja selleks on meil siis ka limaskestade ja tupelimaskesta eelkõige kuivus ning selle tõttu väga sageli ei saa ka paarisuhe võib-olla alati väga niisuguselt harmooniliselt toimida, aga pöördudes naistearstile või ka apteeki, käsimüügiosakonda, saab kindlasti naine esmased abivahendid sealt alati küsida. Et tupekuivus ei ole siis ainult menopausis olevate naiste probleem ega perimenopausis olevate naiste probleem, vaid väga laialdane probleem, et mis siis tuleb stressist. Ja ma tahtsingi siia välja tuua ka selle, et antibeebipillid, et kui palju sa oled oma töös kohanud seda, et ka väike võimalus on ka nende puhul, et tekib tupekuivus? Jaa, üsna sageli ongi osa patsientidest tõesti pillide kasutamisel tajuvad suuremat vooluse tõusu, osad jällegi vastupidi ka tupelimaskesta kuivust, et kuhu kategooriasse just parasjagu naine satub, on väga raske prognoosida, aga enamasti pille kasutavad naised on ka samamoodi tööga hõivatud, hästi organiseeritud oma pere poolt ja kortisool lisaks on stresshormoon, mis ka mõjutab nii hormonaalse faktorina kui ka siis muud emotsionaalsed probleemid, mis võivad ka mõjutada tupelimaskesta. Ja siinkohal ma tahangi öelda, et tegelikult hästi oluline selle tupekuivuse seisukohalt on oma niisuguse päevakava ja ka stressi, eriti välisfaktorite maandamine. Eelmine kord me rääkisime ka oma podcastis, et ei ole mitte ainult tähtis õige toit ja õige uni, vaid ka tegelikult füüsiline aktiivsus, mis hästi tasakaalustab meie kehalist ja emotsionaalset stressi, nii et igal juhul kogu terviku käsitlus naise organismi seisukohalt on ülimäärav, mitte ainult hormonaalse. Ma mõtlen naissuguhormoonide seisukohalt, lisaks stresshormoonide regulatsioon, vaid ka keha tasakaalustamine. Küll aga füüsiline aktiivsus nõuab ka rohkem vedeliku tarbimist. Et vedeliku tarbimine üldiselt on ka väga hea tava, kuskil 2–2,5 liitrit ööpäevas, mis annab nahale, limaskestadele tasakaalustatud niiskuse, nii et igal juhul, kui on stress-situatsioonid, kui on sportlik aktiivsus, on vajalik jälgida ka veebilanssi, et ülioluline kõikide limaskestade ja naha heaolu ja tervise jaoks. Ma tahtsin natukene tagasi hüpata sellise mõiste juurde nagu perimenopaus, me viimasel ajal väga palju kuuleme seda, et aga millal siis naisel on perimenopaus, et just, et see vanuseline piirang, et mitte piirang, aga selle vanuseline määr. Mina olen nagu enda jaoks selle kuidagi lahti seletanud, aga ma hea meelega tahaks kuulda, et kuidas sina seda mõistad või kuidas naine saab aru? Perimenopausiks nimetatakse perioodi naise elus, kus tegelikult naine hakkab oma reproduktiivsust kaotama, ehk siis tema raseduse võimalus langeb, lisaks tekivad teatud määral hormonaalsed muutused, tekivad kaebused unehäiretele, tsüklihäiretele. See ei ole niisugune kindel konkreetne number, vaid see on tegelikult seotud naise dünaamilise muutusega, mis on siis seotud eelkõige hormoonidest tingitud muutustest. Siinkohal ma tahan öelda, et mõnikord perimenopaus on väga individuaalne. Igal naisel ei ole nii, et kas ta on aasta või 2. Üldiselt me käsitleme tsüklihäiretega seonduvalt, lisaks vegetatiivsed kaebused, mida me siis patsiendi käest kuuleme, kas need on unehäired, kuumahood, elukvaliteedi langus, emotsionaalne juhtimatus, et need väiksed muutused hakkavad
hakkavad tasakesi väikeste sammudega kujunema. Menopausiks me nimetame perioodi, kus naine ei menstrueeri aasta jooksul ja sellisel juhul me võime siis nimetada seda tõesti juba saabunud menopausi eaks. Perimenopaus on periood enne menopausi, mis ei ole defineeritud kindla ajaaknaga, küll aga on kliiniliste kaebustega seotud. Ma lisan veel siia selle menopausiga seoses ja mida me tegelikult täna aina rohkem ja rohkem näeme, on see, et naiste tsüklihäired liiguvad nooremasse vanusegruppi. Selle tõttu enneaegset menopausi me mõnikord peame mitte ainult kaebuste põhiselt hindama, vaid ka laboratoorselt testima, enamasti östradioliga või siis folliikle stimuleeriva hormooni määramisega, aga kahtlemata kõige olulisem on siiski hinnata naise kaebusi ja vastavalt sellele siis tegutseda. Vot ma kuulasin ühte podcasti, mida tegi ka siis üks gynekoloog ja tema ütles sellise mõtte, et kui oletame, et menopaus hakkab 50-selt, siis võiks justkui arvutada maha -10 aastat ja sa saad orienteeruvalt teada, millal oli sul siis perimenopaus. Et kuidas sa kommenteeriksid see mõtet? No, kui ma nüüd jagan kolleegi seisukohta oma praktilise kogemuse ja oma kliiniliste teadmistega, siis tegelikult ongi nagu niisugune pigem retrospektiivne hinnang. Aga oma kogemuselt ikkagi, kui patsiendil on juba kaebused ja naine tuleb juba mingite väikeste probleemidega, siis me võime juba mõnikord sellise termini tõesti oma visiidi käigus sisse tuua ja koos seda siis arutada, et nii kaebuste põhiselt kui on vaja hormonaalsete uuringutega, et see ongi niisugune dünaamiline ajaperiood, et tõesti ei ole sellist ühte kindlat numbrit, aga enamasti ta ikka jääb pigem mitte kuude lõikesse, vaid ikkagi aastate perioodi. Ja see on individuaalne igale naisele. Jah, ja kui perimenopaus võib oleks hoopis omaette kategooria, millest rääkida, et mis need sümptomid siis täpselt on, millele võiks tähelepanu pöörata, et neid on ju rohkem kui mitu. Jaa, kahtlemata. Et enamasti me nende sümptomite põhjal pigem koputame teiste spetsialistide ukse peale ja lõpuks me jõuame günekoloogi juurde pika rajaga, et ennem on meil rida psühhiaatrilisi ja uneravimeid juba välja kirjutatud patsientidele, aga tegelikult pole olnud sellist head spetsialisti, kes suunaks võib-olla naistearstile kas hormoonasendusraviks või siis naise terviseseisundi täpsemaks hindamiseks. Vot rääkides, see on justkui nagu vale diagnoosimine natukene, et või ütleme siis ei leita koheselt seda põhjust või? Jaa, eks ta ongi praegu niisugune aeg, kus tegelikult me võib-olla lihtsamini käsitleme retseptuurset võimalust väga erinevate kaebuste korral, kuigi kui naine lõpuks minu juurde jõuab ja me otsustame siiski alustada ja selleks on ka näidustus olemas hormoonasendusraviks, siis tegelikult kõik need varasemad ravimid, mis on välja kirjutatud, kaotavad oma tähtsuse. Vot siin puhul ongi üks hea lugu rääkida, et naisterahvas siis käis perearstikeskuses mitu korda, et on põiepõletik, ära ei lähe ja antibiootikum ei mõju, korduvalt ei mõju ja pidevalt saab siis juurde seda antibiootilist ravimit ja selgus lõpuks, et on hoopiski tupekuivus. Et täpselt, ütleme sarnased sümptomid, urineerimisel kipitab, on valulik, tulitab. Ja neid muresid me ikka näeme ja aina rohkem, sest perearstid on ka muutunud teadlikumaks, mitte ainult hooldustoodete osas, vaid ka östrogeenide kasutamisest vaginaalselt. Täna on meil hea võimalus kõigile patsientidele soovitada ka juba käsimüügist naissuguhormooni selleks, et siis vähendada just nimelt tupekuivusega seotud kaebusi ja uroinfektsioonide riski. Ja õnneks on patsiendid ka seda juba ise käsimüügist osanud küsida, et see näitab seda, et teavitus siiski on jõudnud teatud sihtgrupini, aga kahtlemata selles osas tuleb veel palju tööd teha.
Vot ma tulekski tagasi meie eelmise podcasti teemale ka, et korduvad nii-öelda siis korduv tupeseen. Kas see võib ka põhjustada tupekuivust? Kahtlemata igasugune mikrofloora muutus on immuunsuse seisukohalt väga suur väljakutse ja limaskest hakkab sellele kohe reageerima. Mikrofloora on nihkes ja limaskest on kohe teises niisuguses keskkonnas põhjustab bakterite kasvu tasakaalutuse tõttu. Ehk siis, kui piimhappe bakterid kaotavad oma niisuguse tasakaalu keskkonnas ja teadupärast kandide ja piimhappebakter peavad koos olema, aga kandide ülekasv kindlasti tekitab tugeva stressi limaskesta pinnale ja selle tõttu see kuivustunne, ebamugavus, kipitus, punetus, kõik tõesti kaasneb kliinilise pildina. Mõnikord ongi raske öelda, küll aga kui me vaatame vaginaalselt, ehk siis me teeme läbivaatuse patsiendile, siis me ikkagi näeme, kas seal on tegemist kandidavoolusega või see on puhtalt tupelimaskesta atroofia ehk siis õhukesest limaskestast tingitud kaebused. Nii et igal juhul, kui käsimüügipreparaatidest patsiendil abi ei ole, siis on kindlasti mõistlik ja täiesti vajalik tulla täpsustama raviplaani osas või ka siis diagnoosi osas gynekoloogil enda naise tervist. Aga võib-olla konkreetne selline abivahend, kui ongi tupekuivus, siis mida sa soovitad Aiva apteegist osta? Neid on ju, valikuid on jälle palju, ühed on nüüd apteegid, aga teised on ka ju sellised e-poed. Igal pool on meil TikTok, nõuandjad on seal, et võib-olla nooremad vaatavad seda ja lähevad, ostavad ka teadmata, et nad võib-olla teevad endale kurja, et mida nad peaksid siis jälgima? Kindlasti tuleks jälgida ikkagi koostist ja mitte vähem ei ole ka oluline, et kuidas seda kasutatakse, sest väga sageli pakendil on küll tore ja väga praktiline välimus. Kiri on seal enamasti nii väike, et seda ei ole võimalik ka võib-olla kohe seal apteegiks läbi lugeda, et sellisel juhul, kui tõesti on vaja sisu ehk siis koostist täpsustada, siis kindlasti tuleb appi teile proviisor. Proviisor üldjuhul tunneb väga hästi intiimhügieenitooteid, neid ka koolitatakse selles osas, aga minu enda isiklik soovitus kohe siit laua tagant on kindlasti hüaluroonhappega seotud või sisaldusega preparaadid. Miks? Sest hüaluroonhappe on meie keha omane preparaat ja tema oluline osa meie niisuguses intiimhügienis on see, et ta parandab mitte ainult mikrofloorat, vaid tegelikult tasakaalustab ka tupekeskkonda, säilitab lipiidkihi ja sisaldab kollageeni tootmist toetavat toimet. Annab niiskuse ja mitte ainult ei anna. Mõned preparaadid on niimoodi, et hügieeni protseduuri järgselt tekitavad küll mõnusa tunde, aga hüaluroonhappetooted on sellised, mis annavad pikaaegse, mugava ja tasakaalustatud kas siis tupe või vulvakeskkonna. Ja pesukeelidest võib-olla ka rääkida paar sõna, et tavalise seebiga vist ei tasu ju pesta. Ja nagu siin varasemalt on ka mainitud, et seep on puhtalt leeliseline preparaat. See ei ole sobiv tupekeskkonnale, et kindlasti tuleks siis kasutada vastava pH-ga 3,8–4,5, mis tupekeskkond on, tooteid hüaluroonhappe sisaldusega. Kindlasti osa naisi on ka selliseid, kes tegelevad aktiivselt spordiga. Et kindlasti neile ma soovitan ka väliseid niisutusvahendeid, mis on mõeldud vulvale või ka vaginaalselt ehk tupe kaudu ja just sellepärast, et see toime hüaluroonhappel oleks siis keskkonnas, kuhu patsient selle manustab, pikemaaegsem ja kindlasti toetaks kogu naha tervist. Mul on mõned sporditüdrukud ja naised, ühel juhul siis, kes on aktiivsemad saalitreenijad, suusatajad, välisspordialad, triatloni tegijad või ka ujujad, siis kindlasti neile ma soovitan alati kasutada kombineeritud preparaate nii hügieenitoodeteks kui ka väliseks hoolduseks. Aga ma just mõtlengi, et võib-olla ütleks paari sõnaga, et milliseid pesukeele kindlasti siis mitte vaadata. No mõned pesukeelid sisaldavad väga kõrges kontsentratsioonis klooreksidiini,
või ka osaliselt alkoholi, et nende puhul ma siiski soovitaks jääda tagasihoidlikuks. Võib-olla teatud juhtudel me kasutame neid, aga siis on see kindlasti arsti soovitus või kindel näidustus. Aga igapäevaselt ma ei soovita, sest ta tekitab ikkagi nahakuivust, väikseid lõhesid nahapinnale, hävitab lipiidkihti kindlasti ja teine asi, kui nahk saab ikkagi välise trauma niisuguste tugevate kemikaalidega, siis tekivad sinna ragaadid, väiksed lõhed, ebamugavus, kuivus ja võib ka tekkida nahainfektsioon või ka limaskeste infektsioon, et kindlasti selline keemiliselt tugevate ainetega töödeldud naha või limaskesta pind on kindlasti infektsioonile oluliselt vastuvõtlikum. Ja mis ma tahtsin veel mainida, et võib-olla et naised, kes tahavad väga palju ennast pesta, et see ei ole ka alati võib-olla kõige mõistlikum, et 5 korda päevas ei pea pesema ennast. Kindlasti mitte. Liigne hügieen, nagu ma ütlesin, häirib tugevalt meie normaalset mikrofloorat ja Korraks ega naiva isegi siis, kui sa kasutad nii-öelda siis õigeid tooteid. Kahtlemata, just nimelt sinna ma tahtsingi jõuda, et ükstapuha, millise tegevusega me liiale ei lähe, on see lõpuks ohtlik. Ja intiimhügieen kaasa arvatud, et oma keskkond nahapinnal on alati hea, mida vähem me teda niisuguste lisaprotseduuride või protseduuridega koormame. Küll aga hügieen on tavaline päevaosa meil ja see on ka meile väga vajalik. Ja kõik, mida me hügieenitoodeteks kasutame, võiksid olla naturaalsed, hüaluroonhappe sisaldusega, on need siis kas kehatooted või intiimhügieenitooted, võivad olla ka teatud õlid kehatoodetes või siis väga väikeste niisuguste parfüümikomponentidega, aga kindlasti nad ei tohiks olla liigselt odoreeritud alkoholisisaldusega ja eelistaks alati värvituid tooteid, et kõik värvained on ikkagi siiski nahale mitte sobivad. Kõik, mis on naturaalne, võib olla tagasihoidliku, väga niisuguse pigem peidetud või aimatava lõhnaga ja pigem läbipaistvad ilma värvita tooted oleksid head. Küll on kahtlemata meeldiv, kui ta kergelt vahutab ja on mugav kasutada. Tead, mul mõte keris natukene tagasi vahepeal, et just nende antibeebipillide osas, et antibeebipille ju võetakse juba väga noores vanuses ja kui tekibki see tupekuivuse probleem, aga rasestuda ka ei soovi. Mis siis on lahendused? Jaa, ega kasutame ikka jälle, mis apteegis pakkuda on ja nõustame, et kui see pill ei sobi, võime vaadata mõnda teist varianti, sest praegu seoses selle nõndanimetatud pillide revolutsiooniga on meil väga palju valida, igal ühel individuaalseid. Küll vanema põlvkonna omasid, küll uuema põlvkonna omasid. Lõpuks me ikka selle 5-60 preparaadi seast ühe ja selle ainukese leiame, sest ütleme ka niimoodi, et ega ka pilli koostis kontsentratsioon on ka erineva vajadusega naise erinevas eluetapis, et kui me üldse kontratseptsiooni nime siia praegu sisse toome, siis kindlasti see muutub ka naise erinevas elukaares. Nii et igal juhul, kui pillidega on tekkinud vaginaalsed probleemid, kas suurem voolus või on hoopiski tekkinud tupekuivus või muud pillidest tingitud kõrvaltoimed, kindlasti tuleb günekoloogiga see läbi rääkida ja ma olen absoluutselt kindel, et sellest valikust, mis täna on meil olemas, saab iga naine endale kõige sobivama. Tead, aga võtame natukene nüüd sellise teema ka, et mis on meie käest küsitud ja küsimused on väga huvitavad. Alustame ja, et kas vibraatorid kuivatavad tuppa? Ma tänan väga, see on, ütleme niimoodi, et huvitav küsimus, mis selle küsimuse juures mind pigem nagu meeldivalt rõõmustab, on see, et meie naised on täna muutunud julgemaks oma niisuguse paarisuhte
paarisuhte ja seksuaalelu turgutamiseks ja julgevad ka küsida abivahendite osas, nii et vastan meeleldi. Seksuaalelu turgutavad vahendid või siis ka vibraatorid, üks osa ainult nendest, on tõesti väga erinevate tootjate poolt, erinevate režiimide ja erineva kvaliteediga. Nii nagu elus ikka, et kui naine ennast peab premium-klassi naiseks, siis ta ostab premium-klassi toote. Mida odavam on tegelikult toode oma tehnoloogia või siis toote koostise poolest, seda ebamugavam on ka naisel kasutada. Ehk siis, kui ma võtan selle teema lihtsalt kokku, mida odavam toode, seda suurem tõenäosus on tõesti kas tupekuivuse või väikse limaskesta traumade osas, sest enamasti mida kvaliteetsem või premium tehnoloogiaga toode on, seda individuaalsemalt saab naine ka seda käsitleda. Seda delikaatsemast materjalist on tehtud ja seda kaunim ta näeb ka välja, selleks, et teda kasutada või panna teda lausa oma öökapi peale, et olgem alati naised julged uudistama ka täiskasvanute mänguasjade poes ja julgege alati ka küsida müüja käest nõu, et millist toodet ta võib soovitada. Kui on võrdluseks kas üks või teine, eelistage alati natuke kallimat, natuke ilusamat, natuke individuaalsemat ja natuke paremast tootest või siis tootematerjalist, et kindlasti kõik vibraatorid ei kahjusta tupelimaskesta, vaid pigem vastupidi, rikastavad teie suhet partneriga ja teie seksuaalelu. Ja ma mõtlen siin seda ka, et võib-olla kui naisel juba on see tupekuivus probleem, et siis saab alati ka libestit kasutada ja võib-olla siit ka küsimus, et milline on siis see õige libesti? Eks valikud on alati üsna individuaalsed, et nagu ma siin ka ütlesin, kes tahab võib-olla mingit värvilist libestit või tahab tihedamat konsistentsi või tahab õlibaasil, aga minu isiklik sihukene hea soovitus on veebaasil libestid, organismile omased, limaskestale sobivad ja kindlasti on ka sageli tooted juba kombineeritud sobiva libestiga, et ikkagi teenus on juba pakendis olemas ja kindlasti on ta ka juba teatud tootjapoolse soovitusega, aga seda ei pea alati jälgima. Nagu ma ütlesin, pigem lõhnatud, pigem värvitud ja eelistage alati veebaasil. Kui on liigselt õli või on silikooni sisaldus, siis need on liiga tihedad tupelimaskestale ja nad võivad tekitada traumasid ja teatud määral ka infektsiooniriske. Ja siin on üks küsimus veel, et kas suguti suurus mõjutab kuivust? Mida suurem, seda tihedam hõõrdumine ja läheb kiirem kuivaks? No kliinilised uuringud kahtlemata puuduvad selles valdkonnas. Isiklikke kogemusi pole naised selles osas ka väga jaganud. Küll aga ma siiski arvan, et võib-olla see suurus ei mängi olulist rolli, sest tegelikult kuivuse mehhanism ei ole mitte suguti suuruses seisnev, vaid muudes välisfaktorites. Eelkõige siis, nagu ma juba varasemalt nimetasin, hormonaalsed muutused, stressfaktorid, kindlasti kasutatavad ravimid, kaasuvad haigused. Nii et ma arvan, et seda suuremat sugutit karta tupekuivuse tekkes kindlasti ei ole põhjendatud. Et ei pea meest kohe hülgama. Kindlasti mitte. Aga vot siit kohalt see ka veel, et suhtedünaamika, et kui suhe on mehe ja naise vahel halb ja naine on kuiv nii-öelda siis suguühte ajal, et kas see on seotud ikkagi suhtedünaamikast või on see nüüd hormoonidest või mis see siis nagu on, et kogemused, Aive, palun, on sul midagi? Jaa, minu pikaaegse naistearsti töö tulemusena ikka oleme jõudnud naistega ühistele otsustele, et suhe on kahepoolne panus. Naise hormonaalsed muutused kajastuvad kindlasti ka peresuhetes. Kõigepealt peaks ikkagi rääkima
võib-olla omavahel, et minuga on toimuma hakanud muutused ja et võib-olla et võib-olla meie lähedus ei ole enam nii sage, et võib-olla me vajame natukene rohkem aega teineteise jaoks, elu on kiire, stressfaktorid mängivad rolli, nagu ma siin ennem ütlesin, hormonaalsed mõjud on väga suured, et see kõik mõjutab paarisuhet. Ja tupekuivusega seoses võib alati ikkagi partnerile ka teatud määral seletada nii omaenda muutusi, stressfaktoritest tingitud liibido langust, eks. Et seda peaks siiski omavahel arutama, aga mis on selle asja juures kõige olulisem, on see, et alati on olemas abivahendid, kui paar ise tahab ikkagi suguelu elada ja lähedust jagada. Küll aga kui suhtedünaamika on jõudnud pigem sellisesse negatiivsesse poole, siis kahtlemata sellist head lähedust sellest ei kujune, sest mõlemal partneril on väga tugev stress ja niisugune sunnitud lähedus kindlasti ei too intiimsusele mitte mingit kasu. Ja veel vähem ta mõjutab naise tervist heaolu mõttes, kindlasti mitte, sest tegelikult sunnitud lähedus on ikkagi väga tugev stress kogu naise organismile ja kindlasti see mõjutab oluliselt tupekeskkonda. Ehk siis võib öelda, et kui suhtedünaamika on ikka väga-väga halb, siis võib juhtuda, et naisel esineb tupekuivust. Suhe ei ole tupekuivuse nagu üks Nojah, osa, ma saan ja selles mõttes küll. aga see võib Põhjuseid. enamasti tugev emotsionaalne stress on ikkagi väga tugev sisend limaskestade kuivuseks ja selle naise üldise terviseks, et nagu ma siin ütlesin, stresshormoonid väga-väga mõjutavad mitte ainult niisugust hormonaalset üldist tasakaalu, vaid sinna juba lisanduvad ka sageli unehäired, emotsionaalsed probleemid, et kindlasti tuleb vaadata päris tervikuna, et see tupekuivus on tõenäoliselt üks tulemus kogu sellest situatsioonist, et kindlasti tuleb seda dünaamikat suhtes hinnata nii vanuseliselt, hormonaalselt kui ka stresssituatsioonist lähtuvalt, just. Aga suhe iseenesest läheduse seisukohalt ja suguelu aktiivsuse seisukohalt on oluline, sest mida rohkem paar intiimsust ja lähedust teineteisega jagab, seda parem tegelikult on ka tupekeskkond. Parem on väikese vaagna varustus verega, vaagna funktsionaalsus tervikuna ja sealt juba heade hormoonide vallandumine teeb mõlema partneri õnnelikuks. Ja siin on mul veel küsimusi. Et üks küsimus on nüüd see ka, et kui naine pole ammu vahekorras olnud, kas tupp muutub kuivemaks? Sageli on niimoodi, et eelmisest mõttest lähtuvalt, et tõesti, mida vähem aktiivsem on suguelu, seda halvem on limaskesta verevarustus, elastsus ja niiskus. Enamasti, kui naised on lesestunud, on eakamad, siis on ka nende tupelimaskest palju tundlikum ja kuivem, arvestades veel seda, et tegelikult ka vedeliku tarbimine meie vanusega oluliselt langeb, kaasneb sellega juba füsioloogilisem limaskestade kuivus, nahakuivus, nii et igal juhul aktiivsem suguelu on kindlasti palju limaskestade füsioloogilist niiskust taastavam ja väikese vaagna verevarustust parandav. Aga kui nüüd on ikkagi probleem see tupekuivus ja kui tekib suguühe, siis võivad tekkida ka ju sellised mikrovigastused ja kui partner tahab väga aktiivselt suguühtes pidevalt olla ja naine surub alla, justkui et kõik on hästi, siis iseenesest see ju ei paranda seda, et tupekuivus muutub siis nii-öelda, ütleme, et kaob ära, et tegelikult see probleem ju läheb hullemaks. Tõsi, kuiva limaskesta traumad, kuivast limaskestast tingitud traumad suguelu järgselt ikkagi jõuavad ka meie kabinetti, kus ikkagi võivad tekkida teatud määral veritsused, infektsioonid, siis kindlasti, kui see on ikkagi mõlemapoolne intiimsuhe ja läheduse jagamine, siis me ikkagi soovitame lokaalseid libesteid, kreeme ja kahtlemata tuleb
oma partnerit ka teavitada sellest, et võib-olla tuleks mõneks ajaks aktiivsust natukene vähemaks võtta, natukene siis võib-olla ka partnerile teavitada, et naine vajab ka mõnikord aega, et siis teatud limaskeste paranemiseks, mis on vaja, veidikene siis suguelu tempot maha võtta. Aga naised ju tihtipeale ei julge ka seda oma mehele öelda, et kuidas ta siis vaatab, et ma ei ole enam atraktiivne justkui, on ju, et juba vanus on sealmaal, äkki võtab noorema, et see võib päris keeruline ülesanne olla ühele naisele, et mul on ka üks hea lugu rääkida, et põhimõtteliselt lühidalt, et naisterahvas siis ootab, kuni mees läheb ärireisile, et ta saab rahulikult olla. Et neid lugusid tegelikult tuleb järjest igapäevaselt rohkem juurde ja mida on väga kurb kuulda, et ja ei teata siis, mida teha, et ei teata ka, et on olemas abivahendid, et ongi libestid, eelmängud ja kõik see, mis siis oleks vajalik. Jaa, mõnel juhul isegi olen täiesti sellise soovituse andnud ka naisele tõesti, et kui on abikaasal seal pikemad komandeeringud ja naine tahab rahus olla, aga samas tal on ikkagi ka teatud määral oma seksuaalsed vajadused, et siis kasutatakse ka sellist väljendit nagu soolo, niisugune tõesti vibraatori kasutamine, et siis sooloseksuaalelu ka ainult iseendaga, et võib-olla eesti keeles see terminoloogia pole väga hästi kasutusel olnud, aga kindlasti selline pikk periood sugueluta võib küll näiliselt naisele nagu rahulolu pakkuda, et nüüd ei ole vaja siis tükk aega siin lähedust jagada, aga naise tervise seisukohalt võiks seda kaaluda, et tõesti, kui on pikemad komandeeringud abikaasadel, et siis võib tõesti ka kasutada muid siukseid vahendeid, nagu meil siin olid vibraatorid ennem kasutusel või jutuks, et kindlasti võib ka seda kasutada, aga naine, kes ei soovi sellel hetkel suguelu elada, kahtlemata seda ei pea ka ju vägisi tegema. Ja kui on tõesti peale pikka komandeeringut aktiivsem suguelu, siis kindlasti kreemid, libestid, keelid, kõik on igal juhul vägagi tänuväärsel kohal ja kindlasti tuleb siis ka seda sõnumit oma partnerile siiski edastada, et nüüd on meil natukene pikem periood olnud, kus me pole olnud lähedased, vaja mina natukene rohkem aega ja võib-olla ka ettevalmistust. Ja tõesti, sa ütlesid ka, et niisugune suguelu, mis ei paku võib-olla ühele või teisele poole piisavalt rahuldust, võib tekitada ka niisugust teatud stress-situatsiooni, mina räägin siis naiste seisukohalt, niisugust natukene enesehinnangu langust, et ei tunnetata ennast voodisfäärilise partnerina ja kahtlemata ka selliseid kahtlusel olevaid mõtteid on ka naised minul ka jaganud, et nüüd minnakse noorema juurde ja et suhe puruneb, aga tegelikult kui naine ise ennast väärtustab, teab tegelikult abivahendeid, millega ta saaks olla ka oma heale abikaasale väärikas partner, siis kindlasti seda suhet saab ka avatult rääkida ja abivahendite kasutamisega saab ka lähisuhet kindlasti parandada. Me küll räägime siin naistest, aga sama hästi ju võivad ka mehed tunda, et nad ei ole enam naisele väärilised partnerid, et naine ei olegi erutunud, et ta ei olegi enam märg, et on just kuiv, et milles asi, et kas ma talle enam ei meeldi. Ega need võivad olla murekohad. Kahtlemata, eks pikaaegne suhe on teatud määral väljakutseid alati tekitav ja vanus kahjuks ei ole alati meie küll privileeg, eriti võib-olla niisuguses lähisuhtes, kus meie hormonaalsed muutused ikkagi väga palju reguleerivad meie seksuaalkäitumist, küll aga kui see tupekuivus tõesti on suureks takistuseks lähisuhte osas, siis täna on see päev, kus me saame ikkagi kõiki naisi aidata. Et me oleme küll siin rääkinud apteegitoodetest ja retseptuursetest võimalustest, aga täna ma võin ainult mainida, et on olemas ka väga palju nii aparatuurseid ravivahendeid kui ka teisi võimalusi, kuidas me naisi saame aidata. Aga
Nendest me saame kindlasti tulevikus rääkida. Ja nendest on meil ka plaan rääkida, aga siin on veel üks küsimus, ma arvan, küsimegi selle küsimuse veel ära ja siis vast ongi meil ka see teema ühel pool, et kas tupekuivust saab ka kuidagi toitumise või elustiiliga vältida? Jaa, kahtlemata, mida aktiivsem on naine nii emotsionaalses, füüsilises mõttes, mida rohkem on ta ise endaga rahul, mida rohkem ta tegeleb oma kehaga, seda rohkem saab naise organism ka aru, et ta on iseendaga rahul, õnnelik, õnnehormoonid, heas kontsentratsioonis östrogeeni. Kõik see tegelikult hoidab mitte ainult meie limaskestasid, meie nahka, meie vaimset tervist ja meie füüsilist tervist ja kahtlemata on ta ka alustala headele suhetele. Küll aga toiduainetest on alati hea süüa häid baktereid, millest me ka siin ennem juba rääkisime, piimappebaktereid, hapendatud toiduaineid. Alates 50. eluaastast tegelikult naha, limaskestade ja ka kogu rakutsükli jaoks on oluline selline hea vitamiin Q10, et kindlasti ma soovitan ka seda juurde võtta sessoonselt, lisaks D-vitamiin, millest meil on alati puudus, arvestades meie niisugust üsna sombust ja pimedat kliimat, on D-vitamiin meie jaoks tõesti tõeline päike. Mida ma veel nagu soovitaksin, et meil on üsna populaarne, eriti noorte seas, e-sigaret, sellest tasuks loobuda, tal on samasugused toksilised toimed limaskestadele kui tavalisel sigaretil. Alkohol mõõdukas koguses on alati tervitatav, kui seda on vaja kas seltskonnaürituseks või muu tähtsa sündmuse tähistamiseks, aga suurtes ja tervist kahjustavates kogustes kindlasti mitte. Lisaks soovitan ka vältida suhkruid sisaldavaid toiduaineid. Rohkem ma rõhuksin sellele, võiks olla siis tavaline vesi, joogivesi ja ka isegi mahlad, kus on väga palju peidetud suhkruid, tasuks vältida. Toiduainetest kindlasti vähem vürtsikad toiduained ei ole ka, on soovitatavad pigem enam, sest me ka geograafiliselt sobime sellesse piirkonda. Ja võib-olla siis ka tõesti sellised teravad toiduained mitte just iga päev kasutada, aga võib-olla jätta siis mõneks muuks eriliseks maitseelamuseks. Ja kindlasti toiduainetest ma tahaksin tõesti ka veel öelda seda, et suhkur on võib-olla kõige olulisem meie niisuguse mikrofloora tasakaalu häire tekitaja, et see on kindlasti asi, siis üks toidulisand või siis ka säilitusaine, kuidas keegi soovib teda ise nimetada. Mida vähem, seda parem. Üks küsimus veel, tegelikult neid on mitu, Aive veel, et kas tampoonid, sidemed, menstruaalanumad, kas need võivad ka tekitada tupekuivust? Me siin varasemas podcastis küll käsitlesime seda tupeseene seisukohalt, aga üldjuhul, mis on just menstruaalanuma suur puudus, on see, et ta ikkagi tekitab teatud survet ja niisugust limaskesta tihedat kontakti, et ta võib pigem mõnikord, kui ta jääb väga kauaks tuppe, tekitada limaskesta traumat, mille järgselt võib tekkida tupekuivus. Tampooni puhul võib sama olla, et igasuguse niisuguse hügieenitoote kasutamine on alati ette nähtud oma kindla ekspositsiooni ehk kasutusajaga. Nendest kindlasti tasuks kinni pidada, siis ei teki ka probleeme. Ja kui tõesti tupekuivus tekib, ei teki hügieenitingimusi, et sa saad õigel ajal ühte või teist toodet või siis teist hügieenitoodet vahetada, et siis kindlasti tasuks neid hooldustooteid kaasa võtta. Mina soovitaks ka lennureisidele, pikemale spordilaagrile, sest kindlasti seal ei ole tavapärased hügieenitooted, lisaks on muutunud toidurežiim, võib-olla ka unerežiim, nii et igal juhul see kajastub tuppe enda mikroflooras ja võib ka siis tupekuivusega olla seotud. Aga nii-öelda need igapäevased pesukaitsmed? No see on nüüd küll selline asi, mida ma kohe, see igapäevane võtaks sealt kohe eest ära, eks, ja üldse pesukaitset tegelikult iga päev ei tohiks ja ei peakski kasutama, et varasemalt käsitletud ka teemana ma just ütlesin, et väga palju häirivad normaalset mikrofloorat ja ei ole nad naturaalsed tooted, vaid ikkagi nad on sünteetilised.
valitud puuvillane siidine pesu on kehale alati palju sõbralikum kui igapäevaselt kasutatav pesukaitse, mis kindlasti pole lubatud. Jah, aga siin puhul ka mõtteid, kusjuures ma mõtlesin, meil on olemas esteetikas nii-öelda see Ozempic face, aga me teame, et günekoloogias on samamoodi muutused siis Ozempicu näol. Ozempic on siis ravim, mis aitab, no ta ei ole päriselt nüüd selleks mõeldud justkui, aga aitab väga paljude kaalu langetada. Neid on veel tulnud siia turule, et võib-olla isegi sellest rääkida mingi muu podcast, et mis siis on juhtunud intiimpiirkonnas, kui patsiendid seda kasutavad. Jaa, see on väga huvitav teema ja see oleks tõesti täiesti eraldi käsitlust vajav, sest niisugused vulvovaginaalsed kaebused ja ka teatud määral anatoomia muutus on kindlasti meie valdkonda väga palju huvitavaid lahendusi toonud. Ja nendest huvitavatest lahendustest, ma arvan, et sellest Ozempicust räägime mitte järgmine kord, vaid ülejärgmine kord ja järgmine kord me kindlasti tahaksime rääkida siis esteetilisest meditsiinis ja just nimelt günekoloogias, et võtamegi ette täitesüstid, mida saab teha siis intiimpiirkonnas nendega üleüldse. Kindlasti mina väga fännan oma verd, ma ei tea, kuidas Aive sina? Ja siinkohal katkestades natukene tahan öelda, et kõik, mis on kehale endale omane, on ka minu praktikas kindlasti eelistatud võrreldes kõikidele muudele kõrge tehnoloogia baasil põhinevatele toodetele, et ükski preparaat ei asenda kindlasti omaenda keha homoloogset kude või toodet. Just, ja saamegi rääkida siis biostimulaatoritest, mõne sõnaga võib-olla ka laseritest, et mida siis kõike saab veel teha, milliseid abivahendeid kasutada lisaks siis tavapärasele meditsiinile ja apteegitoodetele, et on veel lahendusi tuppekuivusele, aga sellest juba teisel korral. Igatahes, Aive, soovid sa äkki paar sõna lõpetuseks öelda? Jaa, tänan väga, et mul oli täna võimalus arutada nii olulise teema nagu tuppekuivuse osas ja mul on hea meel, et naised julgevad küsida ka nõnda nimetatult väljaspool seda teemat, lisaküsimusi ka nende abivahendite osas. Teiseks, mis mulle veel väga meeldib, on see, et ma saan aru, et meil on ainult kuulajaid juurde tulnud. Küsimused, mida te soovite esitada, on kõik väga oodatud, isegi kui see tundub teile ebamugav, mida te küsida tahate, küsige julgelt. Võtan kokku meie tänase toreda teema käsitluse. Kui on mure, pöörduge alati. Kui on mõtteid, mida tahate jagada, on teil alati kuulajaid ja igale teie murele leidub alati lahendus. Aitäh! Aitäh, Aive, sulle! Nii et järgmise korrani! Aitäh!